Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 14. osa. Teen selle osa täiesti eraldi, sest praegusel hetkel on toimunud nii suuri muutusi, et tahaksin need kuidagi natuke rohkem esile tõsta ja kokku võtta. Kuid siiski kutsun sind kuulama kogu minu podcasti ja muidugi ka järgmist osa. Kui ma mõtlesin, mida ma tahaksin panna selle osa pealkirjaks, siis mul ei tulnud mitte ühtegi normaalset mõtet ja ma nimetasin selle lihtsalt nähtamatud varjud, sõbrad või vaenlased. 21. mai 2025 on viimase aja üks suurimaid elulisi muutusi sisaldav päev kogu minu nüüdseks juba 2-aastase vähiajaloo vältel. Käisin HUSi onkoloogiakeskuses arsti vastuvõtul kuulamas oma nädal tagasi tehtud kompuutritulemusi. Arst oli vahetunud ja kuigi teadsin seda arsti juba mingist ajast enne, oli kohtumine siiski minu jaoks sellel hetkel uus. Oma eelmise arstiga oli tekkinud meeletult hea patsiendi-arsti suhe ja alati, kui tuleb muutusi, siis nendega peab hetke harjuma. Siin lihtsalt on nii, et arstid ei ole kogu aeg polikliinikus patsiente vastu võtmas, vaid siirduvad mingiks ajaks taas osakonda tööle. Kuna hommik oli suviselt ilus ja soe, siis otsustasin jalutada natuke kaugemale metroojaama, et sealt otse Helsingisse sõita. Lähen iga kord kõikidele vastuvõttudele ja kohtumistele väga palju aega varem, sest see on lihtsalt minu komme olla kohal kohutava ajavaruga. Registreerisin oma saabumise ning jäin ootama. Istusin jälle sealsamas onkoloogiakeskuse aulas ja mõtlesin, et kui mitu korda ma viimase 2 aasta jooksul olen seal olnud. Ei teagi, igatahes väga palju kordi. Arst kutsus mind kabinetti ja vestlus algas samamoodi nagu alati küsimusega, kuidas mul läheb. Mõtlesin, et teen seekord teistmoodi, kui olen siiani alati toiminud. Tavaliselt ma pole enne mitte midagi oma vahepealsest ajast rääkinud, kui olen küsinud arstilt ja palunud, et tema räägiks alustuseks minule, mida mu kompuutripildid näitavad. Nüüd siis seekord rääkisin, et mul läheb hästi, jaksan liikuda ja mingeid suuremaid probleeme pole. Ning ka keemiaravi kõrvaltoimetega tulen siiski suhteliselt hästi toime. Arst kuulas mind ja muidugi konstanteeris fakti, et see on väga hea. Siiski uudised arstilt minule ei olnud päris sellised, mida ma ootasin. Selgus, et maksas olemasolev metastaas on eelmisest korrast veidi kasvanud, vaatamata keemiaravile. Ning sinna kõrvale on tekkinud uus pisike metastaas. Päev selge oli see, et olemasolevad ja kasutatavad keemiaraviravimid, mida minu puhul oli siiani päris suurtes kogustes mulle manustatud, ehk siis oksaliplatiin, bevacizumab, cabezitabiin, irinodekaan, ei ole tegelikult minu puhul mitte kordagi oodatult toiminud. Ise usun kõige rohkem kirurgiasse ja olen arvamusel, et mind on just ja ainult aidanud 3 massiivset operatsiooni. Olen oma operatsioonidest ka varem rääkinud, kuid kordan siin veel väikese ülevaate nendest. Peale vähidiagnoosi 2023. aasta juunis praktiliselt kohe tehti mulle augusti alguses sooleoperatsioon, mille käigus kogu kasvaja eemaldati koos 25 sentimeetri pikkuse jämesoole osaga. Kahjuks oli vähk jõudnud ikkagi teha väikese metastaasi maksa
mida siis õnneks operatsiooni käigus märgati ja kohe ka biopsia võeti. Esimesele opile järgnes 5 kuud keemiaravi ja paarinädalase pausi järel keemiaravist tehti pool aastat peale esimest operatsiooni maksaoperatsioon, kus eemaldati terve parem sagar ehk siis maksa 5., 6., 7. ja 8. segment ning lisaks ka sapipõis. Kõik pidi olema korras, kuid 3 kuu pärast olid taas uued pisikesed metastaasid ilmunud alles jäänud maksaosas. Algas uus keemiaravi ja taas 8 kuud eelmisest operatsioonist tehti mulle uus maksaoperatsioon, kus termoablatsiooni käigus hävitati olemasolevad metastaasid. Taas oli hetk hingetõmbeaega ja 2 kuu pärast olid taas uued pisikesed metastaasid maksas ning arstide väitel ka kopsus. Kopsudes on olukord kogu aeg püsinud rahulikuna ning ma pole päris kindel, kas tegemist on konkreetselt metastaasidega. Ise ma seda ei usu ja olen jätkuvalt ka arstidele kinnitanud, et mul ilmselt ei ole kopsus vähemalt hetkel mingeid metastaase. Siiski algas uus keemiaravi ja ka seekord sellel ei olnud oodatud tulemust. Rääkisime arstiga pikalt hetkeolukorrast ja sain vastused mitmetele küsimustele. Tõsiasi oli see, et arst ütles mulle otse, et nüüd katkestame kogu keemiaravi tulemuste puudumise tõttu. Olemas oleks veel tabletivariant Lonsurf, kuid arsti arvates ei ole oodata ka sellele soovitud tulemust johtuvalt kogu eelnevat keemiaravi ajalugu arvesse võttes. Kuna Lonsurf võib põhjustada väga tugevaid kõrvaltoimeid just nendes elundites, mis mul juba on natuke traumeeritud, siis tuleb arvestada minu kogu organismi kui tervikut ja selle muutunud seisundit ning kaaludes poolt ja vastu argumente, arst seda mulle ei soovitanud. Ja ausalt öelda, ma seda ise ka ei taha katsetada. Meie jutt jäi hetkel sellisesse punkti, et ta teeb siiski veel korra maksakirurgiasse saatekirja, kus siis arstide konsiilium käib kogu minu haigusloo läbi ja otsustavad, kas minu maksa oleks võimalik veel korra opereerida ning kas sellel võiks olla soovitud tulemust. Seda vastust ma veel ei tea, seda kuulen nädala pärast. Kummalisel kombel olen õnnelik, et mulle enam keemiat ei tehta. Pidime sellest küll veel arstiga sügisel rääkima, kuid ma ei usu, et sellesse otsusesse muutust tuleb. Arst ütles, et nüüd tuleb nautida suvest ja teha asju, mida ma tahan teha, sest seda ei tea, kas mul on veel tulevaid suvesid ees. No seda tegelikult ei tea meist keegi. Tõsiasjad tõsiasjadena. Ma olen täiesti rahulik ja jätkan oma päevarutiine nagu tavaliselt. Muidugi ma mõtlen nendele asjadele ja see on loomulik, et mingi protsessi käin oma peas läbi. Tõdesin, et reaalselt mulle on teada antud olukorrast, kus ma võib-olla ei näe oma lapselapsi kasvamas. Loomulikult see ei tundu õige ega ammugi mitte õiglane, et see võimalus võidakse tervenisti minult ära võtta. Aga ma ei saa tekkinud olukorda muuta. Selles olukorras, kus ma hetkel olen, on võimalik teha ja luua ilusaid ühiseid mälestusi. Sellest ei oleks mitte mingit kasu mitte kellelegi, kui jääksin mõtlema, mis kõik võib olla ja tulla, sest see toimub nagunii oma ajakava järgi, kuhu minul ei ole päris seda lõplikku sõnaõigust. Nüüd olen otsustanud elada rõõmsalt terve inimese elu, nautida kaunist suvest ja veeta palju aega oma lähedastega. Mulle on antud võimalus teostada ja kogeda veel palju asju.
2 aastat tagasi ma mõtlesin, et ei anna päevagi oma elust vähile juhitavaks. Siiani olen sellega suhteliselt hästi toime tulnud. Ja nii nagu ma olen öelnud ka varem, meil on see tänane päev, kasuta seda hästi. Tänan, kui kuulasid ja tere tulemast kuulama kogu minu podcasti ja muidugi järgmist osa. Aitäh!